Liisa Rääts ja mul on hea meel teid tervitada kuulama tänast saadet. Just hetk tagasi kuulsite tantsulugu Õrn kevade albumilt Simman koduõuel, mille esitajaks on rahvamuusikaansambel Leekajus. Just ka tänase saate teema on rahvamuusikaansambel Leekajusest. Saade on eriline, sest on harukordne võimalus meenutada ja rääkida ansambli tegemistest koos saatekülalise Küllike Reimaaga, kes on olnud rahvamuusikaansambli Leekajus laulja. Saate jooksul kuulame veelgi muusikat ansambel Leekajus esituses, tantsulugude salvestused kõlavad albumilt Simman koduõuel. Albumi on välja andnud plaadifirma Forte, produtsent Mart Maripuu ja plaadi on helindanud helirežissöör Priit Kuulberg ning laululugu kõlab vinüülalbumilt Meloodia, mis on välja antud 1974. aastal. Tänane saade on valminud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia pärimusmuusika õppeaine raames, juhendajaks õppejõud Kätlin Mägi. Ja nüüd ongi meil hea meel tervitada tänast saatekülalist, rahvamuusikaansambel Leekajus lauljat Küllike Reimaad. Tere Küllike! Kõigepealt suur tänu, et leidsite aega tulla tänasesse saatesse ja tere tulemast! Tere minu poolt ka! Tean, et olete olnud pikemat aega rahvamuusikaansamblis Leekajus laulja. Kas mäletate, kuidas päris algus välja nägi? Ja ma ei olnud algusest peale. Leekajus algas ja loodi 1970. aastal. Siis oli see tantsupidu ja seal oli üks seltskond, kes otsustas, et võiks luua sellise eheda rahvamuusika ansambli. Ja siis esimene esinemine oligi neil juba 70. aasta detsembris ja 1974. aastal tuli esimene plaat neil välja ja siis oli juba Leekajus alla 20 natukene inimesi ja alguses olid seal muidugi juht oli Igor Tõnurist. Igor oli Moskvas selle õppinud ja ta oli tõeliselt pädev ja väga tark selles folkloori ja kogu selles oskas pille mängida ja siis olid seal alguses olid veel ka Toivo Luhats, aga Toivo Luhats tegi hiljem endale ansambli ja Vaike Sarv oli seal ja Ain Sarv ja Jaan Sarv. Jaan Sarv suri 88. aastal ära. Jaan oli raadios helirežissöör. Ja siis oli seal veel Liinja Lansaar ja Katrin Rebane oli ta vist ja Merike Tomson ja tüdrukuid oli seal ka. Ja Vaike Sarv oli, kas ma ütlesin juba, Vaike Sarv oli ka seal ja Vaike hiljem oli väga pädev ka Igori kõrval. Ja siis mina sattusin sinna nii, et ma lõpetasin kooli ja läksin restaureerimisvalitsusse tööle. Ja seal oli siuke tore rahvas ja meil oli seal oma Tiile teater ja siuksed toredad värgid kõik ja ükskord jälle peale mingit kas teatrit või mingit asja istusime koos ja hakkasime laulma ja mina muidugi laulsin oma repertuaari, mis ma olin malevas õppinud ja igasuguseid laule seal ja pärast Lilian Ansar tuli minu juurde. Lilian Ansar oli Leekajuses ja mängis seal viiulit ja laulis ja tuli minu juurde ja ütles, et kuule, sul on nii kõva hääl, et tule Leekajusse. Ja nii ma sinna siis sattusin. Kas rahvamuusikaansamblis Leekajus olid kõik professionaalsed muusikud? No Jaan Sarv oli õppinud muusikat ja oli režissöör ja oli kontsi lõpetanud, aga teised ei olnud keegi. Kõik olid nii nagu nokkloodud.
võib-olla mõni oli muusikakoolis õppinud. Joel oli viiulit õppinud ja kes seal veel oli viiulit õppinud, Lilian oli ja viiulit õppinud, aga teised olid ise õppijad, poisid pandi kõik kannelt õppima ja proovid olid meil iga kolmapäev. Ja proovides ikka, meil oli ju pillirühm oli, poisid olid kõik poisid pandi pilli mängima nii palju kui vähegi, paar tükki sellist, ikka mingit pilli nad mängisid kõik, kas muud siis karjapasonat. Aga pilli poisid mängisid kõik ja tüdrukutest mängis fantastiliselt Viivi Voorand mängis lõõtsa väga hästi ja ta oli 7. keskkoolis lauluõpetaja ja siis ta tõi meile Jaak Johansoni tõi ka meile sinna keskkooli poisina sinna laulma, tema oli ka niisugune äge, meil hakkas sealt pihta. Neiukõse noorekõse, et see laulge laisa neiu, kui ei laula mina laidan, laidan teid laisale mehele, Tiina Titi Jakupille, sealt saad pessa penikeissa, vitsa viie valulista, purjust on tal kuve täisi, õelust särgi õlma täisi. Lähme kigelegi kuhu majje, lähme kigelegi kuhu majje, kas jõgigehe kannahab meida, kas jõgigehe kannahab meida, mis sahad kriuksuhud kigehe. Kene, mis kriuksuhud kene, aukuhud aluhus lauahak, kene, aukuhud aluhus lauahak, kene. Head saatekuulajad, hetk tagasi kõlas lugu rahvamuusika ansambel Leegajus esituses 1974. aastal välja antud vinüülplaadilt Meloodia. Ja jätkame vestlust meie saatekülalise Küllike Reimaaga. Kus te peamiselt esinemas käisite? Eestis me esinesime põhiliselt õpetajate majas, õpetajate maja oli meie kodu ja seal me esinesime ka, aga muidu me käisime esinemas ikka suurel kodumaal, Armeenias näiteks. Mul oli vahepeal lapsed ja siis ma paar aastat seal vahepeal pidasin pausi, aga Moskvas käisime mitu korda ja Armeenias ja muidugi 88. aastal oli esimene Baltika festival. Ja siis need Baltika festivalid me käisime Baltika festivalidel ja siis kas see oli vist 79, kui me olime nädal aega Budapestis ja Budapesti raadio lindistas meie rahvamuusikat, laule ja pillilugusid ja kõiki ja siis oli mul see vaheperiood ja siis käisime Belgias festivalil, see oli ka äge, sest et esimene kord üle piiri üldse saada, see raudse eesriide tagant, see tunne oli ikka väga vägev, see oli ikka aga see oli tore ja siis hiljem neid reise oli ikka
üks mingi 3-nädalane reis oli Rootsi, Norra reis, see oli pikk ja väsitav reis. Aga nägime selle polaarpäeva ära ja see oli küll vägev. Head kuulajad, kõlas Simmani lugu albumilt Simman koduõuel ja jätkame tänase saatega. Räägime natuke, et kuidas nägi välja rahvamuusika ansambel Leegajus kava ja repertuaar. Esimene kava oli meil, mida mina ka laulsin, oli just Mardi kava. See oli selline hästi põhjalik. Aga need laulud, ega siis me ainult ei laulnud või ei tantsinud, meil olid tantsud olid väga täpselt nii nagu vanarahvas tantsis, ei olnud mingit varba sirutamist. Ja siis olid meil niisugused kavad, et võtsime ühe piirkonna ette ja otsisime välja need laulud, tantsud ja tegime selle ära ja siis oli nii, et vahetevahel oli lausa vaidlemisi enda murrete otsas, siis otsisime kellegi kohaliku, kes tundis hästi murdeid ja saime õpetust, nii et meil pidi olema kava, pidi olema täpselt nii nagu seal kandis räägiti. Ja ega siis me ainult ei laulnud ja ei tantsinud. Meil üks kava oli linnulauludest näiteks. Ja siis oli üks kava oli meil sajatustest. See oli ka väga äge kava. Vahepeal oli laule ka, aga põhiliselt olid sajatused. Mustjala kava oli meil kindlasti, Saaremaal käisime Mustjalas kohalikele esinemas. Ja Lõuna-Eesti kavasid oli, siis meil olid ju setud ka, meil oli mitu setut. Meie Ainsaarve abikaasa Õie on setu ja siis oli meil Anne Sepamägi. Tema laulu, tal oli tohutult, tema laulu varasalv oli tohutu. Ta laulis mitte ainult neid regilaule, vaid tal olid ka sellised hilisemad laulud. Hiljem me hakkasime neid hilisemad, vahel me laulsime Loori laule ka. Igasuguseid laule sai lauldud ja siis Leida Heliste oli veel peale kauba väga hea kokk. Ja siis pillimehed olid Jaan Sarv, Ain Sarv, Igor ja siis oli veel meil Mati Viiul ja hiljem tulid Joel Sarv ja Siim Sarv. Joel oli Vaike poeg ja Siim oli Jaani poeg ja Mari, 80ndatel aastatel hakkasime korraldama ka, kõigil olid lapsed
ja kus sa need lapsed siis paned. Ja siis tekkis ka Leegase laste ansambel, lasterühm. Ja lasterühm kasvas ikka väga suureks ja Ain ja Õie neid seal kantseldasid ja minu mõlemad lapsed laulsid ka seal. Nii et ja nemad käisid ka oma reisidel ja neil oli ka väga tore. Ma ei mäleta, mis juubel meil oli, kui me Estonias esinesime Leegasega, siis me tegime seal linnuhääli ka ja mina oma Anniga olime varesed. Head kuulajad, äsja kuulsite tantsulugu Kahaturi polka albumilt Simman koduõuel Estonian Souvenirs Vol 1 ja jätkame saadet koos meie saatekülalise Küllike Reimaga. Esinesite väga suurele publikule, et vahel võis saalis olla 5000 inimest. Festivalidel oli hästi palju kuulajaid ja see Riia festival, Baltika, see oli esimene Baltika festival ja see oli vägev. Kas vahepeal ka heliloojad kirjutasid Leegajusele lugusid, näiteks Tormis ja? Tormis kirjutas oma lugusid ja meie muidugi teadsime, mis ta teeb ja olime väga vaimustatud sellest. Meie laulsime oma regivärssi ehedat. Maailma biograafilises teadmeteoses The International Who is Who, mis on välja antud Londonis ja New Yorgis aastal 2008, andmetel on Jaan Rääts Eesti muusikafestivali hilisema Eesti muusikapäevad ellukutsuja aastal 1979. Millised on meenutused sellest hetkest? Jaan Rääts, kes meile tegi sellise ettepaneku, et Eesti muusikafestivalil esineksime tema prelüüdidega rahvaviisidele ja klaverile. Ja see oli ka väga huvitav ja väga põnev. Ja see oli jupp laulu ja siis läks edasi klaveri peal see töötlus. Ja Jaan Räätsa 24 prelüüdi Eesti rahvaviisidele, klaverile ja rahvamuusika vokaalansamblile tõigi ettekandele Tallinna Raekojas ansambel Leegajus ning klaveril teie abikaasa, hinnatud pianist, õppejõud Mati Reimann. Ja see oli üldse üks tore päev. Nojah, seal me tutvusime ja see oli ka esimene. Baltika festivalil oli esimene, millel me esinesime. Ja see Eesti muusikafestival oli ka esimene Eesti muusikafestival tegelikult. Rahvamuusika ansambel Leegajus on kultuuriloos väga suure tähendusega ja tegelikult võiks ju tegutseda ka praegu. Jah, Leegajus, praegugi oleks vaja, et oleks olemas üks selline ansambel, kus saaks näidata inimestele, et kuidas moodi täpselt peab kandma rahvariideid, sest et see rahvariide kandmine on muutunud kuidagi väga vabaks ka laulu peal, näed kuidagi viisi ilma eheteta ja kuidagi selliseid natukene vedelat rahvariide kandmist, mis nagu võiks ja siis see ehe rahvalaul võiks olla ikka kõikide töötluste aluseks ka.
tänu võib-olla Leega selle ongi Viljandi kultuurikool ka olemas. Et see oli ka see, mis pani kõigele sellele aluse ja muidugi Ellero oli Tartus ka, aga no Leegajões oli niiviisi teaduslikult ja väga põhjalikult tegeles rahvamuusikaga sel ajal. Võiks rääkida ka teiste Leegajõe liikmetega, siin on Kristin Kuutmaa ja Õie Sarv ja kes need olid, kes ikka väga põhjalikult Joel Sarv vist võib-olla oskab ka midagi põhjalikumat ütelda või Siim Sarv, need on Jaani ja Vaike lapsed. Et võiks teda jällegi hakata natukene. Suurepärane, Küllike, suur aitäh. Me oleme väga tänulikud väga sisuka ja huvitava intervjuu eest ja väga tore, et saite täna tulla. Minu poolt ka tänu, et ma sain rääkida Leegajõest. Leegajões on nii unustusse vajunud. Head kuulajad, ongi saateaeg jõudnud sel korral otsakorrale. Tänan südamest meie tänast saatekülalist Küllike Reimaad niivõrd huvitava vestluse eest ja meenutamaks ansamblit Leegajõus. Teid, kallid kuulajad, täname kuulamast ja peatse jälle kuulmiseni. Saadet jääb lõpetama rahvamuusika-ansambel Leegajõus esituses polka Piira Peeter albumilt Simman koduõuel Estonian Souvenirs vol 1.